Tere! Tänase tunni teema on ühistegurid. Mõtleme korraks, mis see mõiste võiks tähendada. Tegemist on mitte ühe, vaid vähemalt kahe arvuga. Sõna ühis viitab sellele, et neil arvudel on midagi ühist. Tegur tuleb meelde siis, kui räägime korrutamisest. Tegurid on arvud, mida omavahel korrutades saame mingi arvu ehk korrutise. Tavaliselt on tegurid vähemalt kaks. Teguriteks nimetatakse ka neid arve, millega mingi arv jagub. Näiteks arv 12 jagub 1, 2, 3, 4, 6 ja 12. Seega arvu 12 tegurid on 1, 2, 3, 4, 6 ja 12. Liigume edasi ühistegurite juurde. Kui arvu 12 tegurid on 1, 2, 3, 4, 6 ja 12 ning arvu 18 tegurid on 1, 2, 3, 6, 9 ja 18, siis nende kahe arvu ühistegur on 1, 2, 3 ja 6. Nende arvude suurim ühistegur on suurim arv, millega mõlemad arvud jaguvad. Seega arvu 12 ja 18 suurim ühistegur on 6. Nüüd vaatame arvud 24 ja 36. Arvu 24 tegurid on 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ja 24 ja arvu 36 tegurid on 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 ja 36. Nende ühistegurid on 1, 2, 3, 4, 6 ja 12. Seega nende suurim ühistegur on 12. Märkame, et kui korrutada tegureid paaridena, liikudes ääres keskpunkti, siis nende korrutis annab valitud arvu. Näiteks arv 36. Tegurite paarid on 1 korda 36, 2 korda 18, 3 korda 12, 4 korda 9, 6 korda 6. Ühistegurid on võimalik leida rohkem kui kahele arvule. Lisaks võib juhtuda, et kahe arvu ainus ühistegur on 1. Selliseid arvu nimetatakse ühisteguriliseks arvudeks ja nendel arvudel ei ole muid ühiseid tegurid peale 1. Sa oled jõudnud selle video lõppu. Täna tutvusid mõistega ühistegur ja suurim ühistegur. Sa õppisid, kuidas leida arvude ühistegureid ning kuidas leida suurimad ühistegurid nii 2 kui ka 3 arvu korral. Nägemist!